Rütmirongi vagunite ratast vaatame, mis esimene värv on hall ja vaatame, mis number tuleb. Hall 1. Paneme punase rongi esimese vaguni paika ja lööme punane ja vaatame, mis number tuleb. 15. 15-ga on selline lugu, et see on kordus, kas siis eelmist või järgmist vagunit. Järelikult, kui ma panen selle korduse siia, see tähendab seda, et me kordame täpselt sama vagunit uuesti. Ja teeme ka sinise rongi valmis. Kollane, keerutan 14. 14 on meil paus. Kätega näitame seda pausi. Hakkasin rohkem praegu värvi panegi. Ja tuli uuesti hall ja vaatame, mis number nüüd tuleb. Paus meil oli, kahjuks me enam ei pane pausi. 16, väga tore. 16-ga on see tore lugu, et siin me saame imiteerida ükskõik mis looma, linnu või pesumasina häält. Väga tore harjutus tuli täna. Ma võtan siis kätte oma ise tehtud pangepilli ja kordame ülekannet rütmimoodulit kiiresti. 1 pulk, samm, 2 pulka katus peal, jookse, 4 pulka, 2 katust, lidun ja see meil ongi vaja. Meil ei olegi rohkem praegu vaja üldse mõeldagi selle harjutuse puhul, meil on kõik sama. Nii, teeme punast rungi ja kohe kordame siis seda halli vagunut veel. 1 ja 2 ja lidun, kordame lidun. Nüüd kordame lidun, kordame lidun ja kordame lidun. Väga igav harjutus. Aga nüüd sinine vagun ja Birgit, mis looma häält ma võiksin teha praegu? Mis loom on hästi populaarne praegu õues, linna peal? Pärnu linnas karusid ei ole, aga loodame, et näiteks põdrab, miks mitte. Põder teeb meil võib-olla sellist tähe. Nii, sinine rong läheb. Paus ja paus ja paus ja paus ja aitäh!